Selline tõsine iludus on meil siin tõstuki vahel. Te olete taustal näinud. Ta ripub ja kõlgub siin. Tal on jalad üles tõstetud, siputab siin. Ja vaata, Magnus käib samamoodi ümber auto, näpib kõike. Nad juba Karliga ootavad seda stardiluba siin põhimõtteliselt... Novembrist saati. No, novembrist me ei olnud veel siin, et ma ütlesin, et teeme garaaži enne enam vähem ja siis hakkame tegelema sellega. Ja noh, ma ei tea, mis see video thumbnail ja kõik ma siin välja genereerin, siis räägime hooajast 2026. Paljud on küsinud, mis toimub. Patroni ja memberi liikmed teavad juba, mis toimub. Neile on nädal aega info andud läbi neljapäevaste video, mis on siis spetsiaalselt neile, kes tahavad rohkem infot ja rohkem toetada, et saaks rohkem pulli ägedaid asju teha. Räägime siis tänases episoodis, mis plaanid meil on. See on planeerimise episood. Ja anname siis selle avapaugu, et näpud on meestel nii kaua sügelenud, võivad alustada siis. No nüüd, läks. Kiiret ei ole veel kuhugi. Aprilli alguseni on aega tänasest, palju on siis? Mitu päeva? 2 kuud? Ei, rohkem on ju. 2,5 kuud, et teha need uuendused ära. Räägime siis auto ideest ja plaanist, mida temaga teha. Siis räägime, mida plaan sõita oleks. Eelmise aasta kõige suurem mure oli siis wastegate. Me ei saa seda üle ümber, see on see elefant on the room, et meil on see wastegate maha võtma, muidu ei saa näidata jälle. Oota, tegelikult mul on terve hunnik neid seal, vanasid. Mine otsi, jah. Mull väiksed kaalakesed, kus on teie jalakesed? Mida sa seletud? Paneme kasvama midagi sinna. Vetikaid või võtaks garaaži. Kodulooma, kuule. Pane raha kasvama. Kuldkala või? Kuldkala. Vaata, kui hea, kui mootorist tuleb nii puhas vesi välja. Siis on jumala hea ju. Ja me peame veega sõitma. Seal on seda ainult ühte väikest keemiat juures natuke. Aga muidu on vesi. Rajal ei tohi jahutusvedelikuga sõita. Muidu seda on nii raske koristada. Ilmselgelt on sellel BMW-l ka mahlad väljas. Aga mitte ilmselt vabatahtlikult lastud, vaid ikkagi vägivaldsel teel. Car Vertical on selline koht, kus te saate auto ajalugu kontrollida ja seal kehtib vampiiri ja sooduskood. Vaata, kui oleks BMW mees, võib-olla oleks võtnud endale driftitoorikuks ühe M3. M3-st tehakse ikka ilusti märk, vaata lähedalt, et see on ikkagi M3. Või tegelikult BMW mehed ju panevad ise märke endale, vaata, ega tegelikult ei teagi. Kas kõik need päris M3-d on, mis siin Tallinnas linnas ringi sõidab? Kahtlen natuke. Aga auto on tõesti läbi elanud avarii ja jahutusvedelik on väljas ja katki on. Aga need on niisugused autod, et neid ju tahetakse ja neid taastatakse ja siis tegelikult on ju hea teada nende ajalugu. Ja selle jaoks tasubki Car Verticali raporte ja väljavõtteid vaadata. Igal raportil pilte ei ole, aga võib õnnestuda. Kui ma siit pildi pealt vaatangi, et meil on ikkagi Racing KV vedrustus juba allanud. Ei tea, kas oli ka driftiseades, kas see veojukontrolli välja lülitatud või mitte. No ilmselt see jääbki saladuseks. Aga tõesti, kui autot ostma, siis veendugad ajaloos, kõik lingid leiab alt ka ja lähme vaatame, mis meie auto ajalugu siin aasta jooksul oli, mis välja veel tuleb siit paneelide alt. Ma läksin riiulist asju tooma ja siis selgus, et meil päris kõiki asju näidata jäänud, siis meil oli auto küljest vaja tükk ära ikkagi. Nüüd me oleme jõudnud siis sellisesse kohta, et hakkab see mis on see wastegate'ide line-up on siin. Nii, meil on siuke. Nii. Enamus driftimaastlik kasutab sellises stiilis. Vedruga, vaakumi pealt juhitav, veega jahutatav, öeldakse puppet style, seen, heal lapsel mitu nime, loll, töökindel, robustne. Karel sõitis eelnevatel aastatel siis sellega, mida juhitakse elektrooniliselt. Võtab natuke voolu, vesi käib läbi samamoodi, puppet stiilis. Ja siis tuli turule, mõnda aega tagasi, tuli tegelikult siis läbikäiv librika stiilis, mis nagu voolab väga palju, see peaks boostkriipi aitama nii-öelda hästi püüda ja tegelikult need on ka vaakumiga olemas ja sellele tehti upgrade elektriline. Ja me arvasimegi, et me oleme siin innovaatorid ja asjad ja võib-olla ka teeme siis midagi sukest, mida teinud ei ole, tegimegi.
aga võib-olla drifti mõistes see on natukene over-engineering meie jaoks. Võib-olla kui ta oleks paremini lahendatud ja paigaldatud meie versiooni peal, võib-olla ta kestaks kauem. Aga mis oli meil probleem? Need labad, pinnid, te teate ühes videos ka, läksid kõveraks katki, laba deformeerus ja ta ei hoianud puusti kinni. Ja ma ostsin siis neid Wastegate hooaja peale 3 tükki. Tähendab, ma leidsin lifehacki, mulle korpust eraldi ei müüdud, siis ma ostsin vaakumi versiooniga ja vaakumi versioonil saad elektroonika peale tõsta ja saad 1000 eurot odavamalt selle põhimõtteliselt. Ja kuna meil oli see siis paigaldatud kollektorile liiga lähedale, et siit ei ole vist näha seda, ehk kollektorist tuleb otse kuumus siia, ehk Wastegate'i ja kollektori vahel oli siuke võib-olla pikkus, isegi niuke võib-olla. Ja see hakkas kuumutama, see fresher, antilääg ja kõik see kuumutas seda klappi nii palju, et ta hakkas deformeeruma ja sellest me oleme rääkinud. Klapp on irvakil ka, aga ta kuumutab ühte kohta. Selle stiiliga, kui klapp tõuseb püsti, näete, siis on palju rohkem kuumust jaotub laiali, et ta ei tee hiiti ühe ääre peale. Ehk me lähme siis tagasi selle peale ja paneme uue asukoha, teeme pika runneri, 150–200 millimeetrit, ehk koldest ja ta võiks olla väikse kaare ja nurgaga, et oleks kuumusel põrgata ja et ta otsese kapi peale ei mõjutaks. Ja see on siis 50 miljonit, sellest meile piisab, me saame sellega veega ära jõutada ja me paneme uude kohta. Et drift on nii robustne ja karm ala, kus on on-off tortolit ja palju gaasi, siis töötab ikkagi ilmselt kõige paremini see. Ja kui elektroonika ära sureb, siis ta läheb katki, ta jääb lahtise asendisse. Kui siin näiteks elektroonikaga või vaakumiga juhtub midagi, siin on omakorda vedru sees, siuksed vedrud, millega sa saad tegelikult juba miinimumpuusti paika panna ja sa saad tegelikult ikkagi sõita võib-olla väiksema jõuga, aga sa saad sõita. Vahepeal lihtsalt võlu peitub selles, kui asjad on lihtsad ja mehaanilised. Tundus äge lahendus, sobibki võib-olla motosporti, ringrajale, drag race'i, kus sa tahad saada traction kontrolli väga täpselt elektriga juhtida kõike seda, aga võib-olla meie aplikatsiooni jaoks on see võluvits või? No ikka on. Ja tegelikult Liblikal oli ka üks detail, mis tegelikult feilis kogu aeg, milleks on siin all nurgas olev pinn. Jah, et sealt hakkas minema kõik. Mis võtub seda kuuma astuku piires sõitmisel. Ülejäänud detail kestab, lihtsalt üks pinn on hetkel, mis on... Jaa, me ei tahagi öelda, et see halb tükk on. Ta lihtsalt võib-olla ei sobi meile ja ta sobib mujale, ta on kallis ja ma ütlen, kui tegelikult tema oleks ka kaugemale paigaldatud, tõenäoliselt kestaks. Aga kuna me teeme ümber juba ja see võtab ikkagi 20 amprit voolu ka, kui ta ikkagi ühest äärest teise käib, see mõjub kenekale ja ma ütlen, et siin on elektroonikat, me tahaks siis natuke lihtsustada neid asju. Me tahtsime teerajad olla kunagi siin, aga jõle valus tee oli, jõle auklik rahakotile. Lähme siis tagasi, nii nagu kõik sõidavad, ei ole probleemi. Tegelikult kui keegi tahab, vaata, mul on, saab osta seda, see on vähe kasutatud nüüd, see on ühe võistluse sõitnud, vaata, see pole isegi värvi muutunud. Me vanad kõik viskasin minema, sellepärast nendega pole midagi teha. Mul oli neid 2 tükki kõvereid. Järgmise upgrade'ina. Oota, ma ise Magnus ütles, et talle, sul ei ole selghaige, Magnus olen. Ja, ikka. Ei jaksa tõsta neid tühvreid ja ärgi kogu aeg. Auto all, märja ja külmaga. Kare tuleb mäest alla, Riia mäest, kui tühver on vale, tegelikult tahaks uut trennis. See päev on kätte jõudnud, kui tõesti me teeme siis selle viimase upgrade'iga ära, et siia tuleb alla Bulldog, kõige kangemse, 1500 newtonmeetrit või hobujõudu või kuidas nad seda mõõdavad. Selle jaoks on terve tagasild põhimõtteliselt ümber ehitada. Biovõlli tagasilla, võib-olla radika asukoht tuleb muuta natuke. Ja siis hakkab lappesse minema, et me laseme alla, siis me räägime sellest radikassest ka juba, hakkab jälle tulema see vana hea hing. Biovõllid on tõesti erineva pikkusega, neid ei saa kasutada ja pool raam on vaja keskelt lõigata pooleks ja selle jaoks on super abinõu. Meil Soome kolleeg Madis siin aitab meid sellega, see reistunist olete seda autot näinud, minge vaadake seda videosid järgi. Ja võime veel fun fact'id öelda, et see on Bandera, see vana auto kere või struktuurne osa, mis sellest järgi on. Vinkood on sama. Vinkood on sama, jah. Ülejäänud on ikka kõik ulmetöö tehtud. Et kui see auto ükskord valmis saab, siis näete seda ka ilmselt sõitmas kuskil äkki väisab meie kanalit ka see korra läbi või
vaatame, aitame seadistada, kui õige päev käes on. jah, nii, ja siis ongi see, et Wintersi kühm tuleb siia ilmselt, jah? tõenäoliselt küll, jah, suur tõenäoliselt küll. Siis tähendab see seda, et radika asukohta on vaja muuta. Tõenäoliselt, jah. Ja tegelikult radikalt, kui me vaatasime, siis ta on nagu punni läinud. Mina vaatasin ühe koha pealt kuskil, kui neid ventit koda ees ei olnud, ehk see tähendab seda, et need ribid on mingid veeku ajal äkki selle saanud selle paugu vaatamist või ribid juba laiaks. Siis nad hakkavad mulle siin rääkima, et aga siis teeks juba suurema radika, paneks nurga alla ja paneks veetorud üldse sissepoole. See ei olnud praegu selles graafikus, mis me ajakavas või selles plaanis, mis on tehtud. Just tuli. Just tuli, jah? Pole seda kirjutatud, jah. Tahvlit ei ole veel, jah? Tuleb varsti kohe. See Bulldog ja siis Weissweber veovõllid, see on uus värk. Me saame kardaani tegema hakata jälle. Peab jääma karbon kardaan. See on juba siuke trademark. Peab olema. Vaatame, kas see õnnestub teist korda. Siis tulevad autol kõik kerepaneelid küljest ära, on ju. Tagumised, need vist, natuke on katki ja räsitud. Aga need ei olnud vanad. Uksed tulevad ilmselt siis Kevlarist läbi enda Soome tutvuste jälle, sellepärast siin on auk ja hing on katki. See tiib on ka päevi näinud, see tuleb ka Kevlarist uus. Stange vist tuleb ka siis Kevlarist uus. Ja Magnus ütles, et paneme originaaltuled tagasi. Võiks panna. See on juba see lõpufaas, aga me lihtsalt räägime. Et võib-olla teeks ninaraami siis need torud paar tükki niimoodi, et panna originaaltuled tagasi. Et tegelikult neid saab osta, nagu neid USA versioon saab päris odava raha eest, et võib-olla tõesti. Aga või jätab need, me ei tea, vaatame, kui sinna jõuame. Siin osakonnas on vaja siis veel ära defekteerida, mis juhtus selle radikaga, aga paneme siia ka aani otsadega õige motospordi radika roolivõimule. Roolivõimuga ülejäänud nagu probleeme ei olnud tegelikult, vihmaliiniga probleeme ei olnud. Ja ilmselt paljud küsivad ka, et mis mootorist saab. Kas läheb racetune'i ja võtame lahti? Kaheti nagu mõtted jälle. Ma isiklikult võib-olla arvan, et tal ei ole nagu midagi häda ja sealt ei ole midagi otsida. Kontrollida oleks hea enne sükust hooaega, aga sellega vist teeb siuke otsus, et vaatame, kui ülejäänud asjad, tähtsad asjad on tehtud. Palju on graafikus aega. Ja palju rahakutis raha pärast. Täpselt. Et vaataks selle järgi siis, et me oleme õli vahetanud korrektselt peale igat võistlust, me ei ole näinud ühtegi mingisugust anomaaliat õlisurvete asjadega, et auto ei ole nagu saanud nii palju sõita, võib-olla kui me arvasime, et ma ei usu, et siin nagu ressursi probleem praegu oleks. Saalesid on alati hea kontrollida, see tähendab uued poldid, kõik asjad, et see nagu läheb natuke raha. Saalesid kontrollid, siis võiks uued saaled juba panna, et see on selle vaata, et kui sa inimesel oled, siis... Teeks seda, võtaks blokikaane maa, saadaks blokikaane remonti, vaadake, kurat, võtame kolvi rüngad, vaatame üle, võtame kolvid välja, see läheb kiirelt lappesse. Aga ma räägin, ta töötas, murekohti ei olnud. Tahaks ikkagi ju hästi kõik teha, aga vaatame, et nagu ei tahaks nagu täis full rebuildi ka hakata jälle tegema siin. Turbo ilmselt jääb vana. Väljalaske kollektor plaanipäraselt ka vana, selles nagu murekohti ei ole. Et jõuprobleemi ei olnud, lihtsalt see jõud kadus ära mingi hetk, kui veiskit otsa seal. Et selle poolega me ka mingit häda ei jää. Ja siis on tegelikult väga palju mingit väikest pudi-padi, nipet-näpet asju. Näiteks õlisurve mõõtmiskoha võib-olla muudame ära, me ei pane enne plokki minevat trassi, vaid paneme ploki lõppu otsa, et näha veel täpsemalt seda logida. Siis on veel mõned anduri näidud on vaja tõsta või need, mis need on vaja, digitaal, mingid neid output'e või mingid asju on vaja muuta, et ja, et ta mõõdaks natuke teistmoodi, et neil oleks täpsem ülevaade, natuke liiga palju osad kanalid hüppavad siin liiga palju, osad näidud. Mis turbo elab? Täitsa ilus, jah? Ei saa midagi öelda. Väga hea, mulle sobib. Ma siin nii entusiastlikult hakkasin kõiki asju rääkima, et võib-olla keegi ei saanud aru veel, et kes sõidab? Katus sõidab. Magnus sõidab sellel aastal. Katus sõidab. Karel sõidab siis, võib-olla keegi ei saanud aru alguses. Ma ise ka ei mäleta, kas ma ütlesin või öelnud. Kontori poole pealt tuleb ka, oota, kus ma rääksin, et kerepaneelid, vaata, see tuuks tuleb 6. See tiip tuleb 6, need tulevad täpselt sama stiilis. Stange tuleb ilmselt vähe teises stiilis. Kontori poole peal, ega vist siit seest poolt põhimõtteliselt väga midagi ei muutugi. Ainult iste siis minu järgi paika. Ja selle poolega on enam vähem siis. Few moments later. Visuaalselt on damage'id palju tehtud.
kõik keredetailid on küljest võetud. Õnneks need käivad suhteliselt lihtsalt. Sellepärast, et pistikud ja leedidele asjadele on ka viidud ju Dodge'iga siia leedile. See on nagu aasta hiljem ikka häärib. Ma ei ole seda veel unustanud, mis te mulle teinud olete. Vaatad hea võtta. Oli hea võtta. Mitu korda käis hooaja jooksul lahti? See peagi mitu korda jääb. Kas ta üks kord lahti? No selge. No mõned keremuljumised on ka siin. Kõige suurem on siis see mõlk siin. Ega väga vist ei olnud. Siit tagant oli ka natuke muljuda saanud. Siit ots, siit on see lahti. Ja see on ka sees siin natuke. Siia on ka piraka saanud. Aga kõige hullem ei ole. Keredetailid on kõik siia maa laotatud. Vaatame siis, palju neist kasutusse läheb. Kapotti saab kasutada, luuki saab kasutada. Uksed ilmselt tulevad mõlemad uued, juba vanad ja lahti võtmisel selgus, et ukse sees käivad ka need asjad ringi seal. Et on nagu ikkagi mingi kolksuga ära löönud ja mõlemad on ühest täpselt samast nurgast ära ammustatud tükid välja. Ja siit on juba ühelt poolt lapitud, et üldse uks ees püsiks. Kevlarist uks kestab äkki kauem, aga ega ma ei tea, eks seda näitab aeg. Teil tuua kuuleri ka või? Kas selle mõlgiga sõita ei saa? Jah, nii ka. See võib ohtlikuks muutuda. Mingi hetk täisalt. See väike mõlk teeb mida? Siin on kord sees, vaata. No siis läheb puust, läheb teist kanalit pidi. Vaata, palju kanalit tal on. Siit ühest ei liigu niimoodi nüüd. Mis asjad ei liigu? Siit läheb sisse, siis tal on see kinni ja siis läheb ülemise kanali peale. Kus sul see kinni on? Siis läheb auk ju. Välja lihtsalt. Tuleb välja kõik. Kust ta välja tuleb? No veel ei tule. Kurat, ma räägin, ei saa niimoodi, ehitatakse jälle uus autona. Rohkem lammutage. Aitab. Kui sul on vaja võita ja see katki läheb, mis teed siis? Noh? Nojah, tegelikult tuleb niimoodi teha, et ei lähe katki, aga... Täpselt. Lähme võtame istet ja räägime, mida me ja kuhu võitma üldse lähme. Nonii, mul siin tähtis paber. Kus on kirjas enamus 2026 hooaja võistlusetappe, kus need toimuvad ja mis sarjad see on. Sellele programmile on õla alla pannud Unibet, kes toetab Karel Back to the Track. Siis ma ei tea, kas see on kampaania või mis üritus see on, aga tõesti hea meel, et Unibet on sisenenud ka siis autospordi maailma, eriti veel drifti, et teha suuri tegusid. Ja muidugi, kui te nüüd leiate siit igasuguseid linke või asju, siis ma pean siit kohustusliku asjaga ette ütlema, et tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reegliga, käituge vastutustundlikult. Et mina olen sõnumitooja, sõnumitoojad tavaliselt maha ei lööda ja oksa ei tõmmata. Kurat, seda pole ka hea. Eelmine aasta üks asi viis teiseni ja Unibet on nii mõnedki uksed meile avanud, et Ice-Speediga ilmselt iga päev sõita ei saagi ja kas ta üldse teab, kus kunagi Eestisse tuleb. WRC ralli oli ka natuke sellega seotud ja tegelikult Rae Golf ja kõik need asjad. Et nähti meie tiimis ikkagi potentsiaali, et mehed teevad õiget asja ja nendega saab koostööd teha ja saab neid ka toetada. Selle üle mul on ainult hea meel, et sellised võimalused on ja räägime ka kalendrist siia, mida see siis kõik see autoarendus ehitus kaasa toob ja mida me plaanime sõita. Auto peab olema valmis, poisid kaameraga, kuulake siis nüüd. Te siin suure uraaga tahate mul kõiki asju jälle teha siin. Dünos olema aprilli alguses ikkagi poole. Mis teeb Magnus? Scrollib neid töötoole, et sinna keevitus lauale kõrgusega töötooli. Mul on suht lihtne, tavaliselt minu sünnipäeva ajaks peab Düno tehtud olema, siis on lihtne. Küsimus ongi, mida küll kaasa sõita. Eks eelarve siin kummist päris pole ja lõpmatu, et siin peab ikkagi valima ja balansseerima autoarendust niimoodi, et jääks mingid vahendeid sõitma ka. Et Karel oleks sõitnud sellel aastal vist nagunii, aga mitte full seasonit ja võib-olla mitte 2 sarja, vaid oleks valinud oma lemmikute etapid ja teinud midagi kaasa, aga tänu Unibetile siis avanevad natuke meil siin uued jahimaad. Ja esimene võistlus, Mulgi Drift, 1.–2. mai ongi Raassillal, Eesti Pro-klassis. Eesti meistrivõistluste arvestuses on kokku 7 etappi, neist 4 on Eestis ja 3 on siis põhimõtteliselt ära jagatud, ongi Lätis tegelikult.
kui me oleme Raassilas ära käinud esimesel ja teisel ja kui me tahame Netsi sarja kaasa sõita, siis järgmine etapp on Soomes. Nets 8.9. mai. Kui me Netsilt ära tuleme sealt Soomest, siis me läheme uuesti Eesti meistrivõistluste ja Baltika sarja sõitma 15.17. mai Riia Pikerniki. 5.6. juuni Jump for Drift Laitse rallipark. Tuleb jälle natuke pausi, tuleb võib-olla ka WRC ralli. Summer Bash Pärnus 15. august, 14.15. august. See on ka siis Eesti arvestusega ühtlasi ka Netsi teine etapp. Siis me peame sõitma Netsi etapiks spetsiaalselt eraldi Rootsi. Treep, Alevström, Esvikas tuleb külla. Kui läheme meie Alevströmile külla, no lähme Rootsi. Plaan on siis tuleb Vitskettel 4.–6. september, see on Eesti ja Baltik ilmselt, ja superfinaalid toimuvad sellel korral Raassilas siis, pro-klassil ka Eestis, ja siis on Final Fight Riias Pikerniki, mis on ka ühtlasi Nets ja Eesti ja ilmselt ka Baltik. Ma mainingi Baltikut mitu korda, aga tegelikult ma ei tea veel tänase päeva seisuga Leedu Baltiku etappe, mida on ka 2 tükki. Kui tahaks sõita siis Eesti meistrivõistlusi, Netsi ja Baltikut, siis oleks kokku meil juba 11 etappi ja ma ütlen, et see on palju ja tegelikult unistus on, kui nüüd tähtede seis on õige, kui antakse taaskord see võimalus sõita Riia Drift Mastersil wildcardina kaasa juba ütleme niimoodi, et vägagi konkurentsivõimelise autoga. Selleks peab lihtsalt hoidma siis pöiglad pihus, või on see absurd või pöiglad pihku kõik. Loodame, et Drift Mastersi korraldajad näevad meie potentsiaali, võib-olla seda on aega tõestada siin eelnevate etappidega, või siis läbi tutvuste Riiast siin Liine ja sealt poolt vaatame, tõmbame igasuguseid nööre, niite, kuidas välja tuleb. See tähendaks kokku 12 etappi. Ilmselgelt ma juba näen, et see graafik läheks liiga tihedaks nagu eelarve suhtes, ka inimeste siin puhkuste päevade ja asjadega. Pidasime koosolekut, otsus on siis selline tegelikult, et Baltikut siis tõenäoliselt kaasa ei sõida. Et jätame 2 Leedut ära ja selle asemel käime siis Soomes ja Rootsis, avastame uusi jahimaid. Ehk siis kokku koos Drift Mastersiga peaks olema 10 etappi. Täiesti oma jagu juba ja kui Drift Masters jääb ära, me sinna ei saa minna, siis on 9 etappi, pluss veel treenipäevad ja demod. Pange see paber ära, ma ei taha seda. Aga mina soovitan, et minge ostke 1.–2. maiks endale piletilevist juba piletid ära. Sellel aastal on ka võimalik piletilevist osta driftivõistlustele kõik piletid ära ja seal on isegi kombopakett ja saate kõigile 4 etapile piletid osta, et ma poole neist luban siin, et ma proovin ka kohal olla, kui mingid väga suuri äpardusi ei tule, et toetage siis Driftiliitu ka, ostke piletid ette, siis nad teavad teiega arvestada, mitu burgeripuid tellida ja kes teab, ma ütlen siin Driftiliidule välja vaata, et äkki saab tribüüni ka siis, kui on juba teada, et miljonid inimesed tulevad vaatavad Kareli comebacki. Ega nad üle üksteisest ei näe siis. Tule oma suure bussiga nüüd, mahub sisse. Hello. Tulin ka vaatama seda uhket place'i. Tulid. Ega vaata, nüüd on videotest on nagu läbi käinud, ega need autod meil niisama nalja pärast ja sisse ei sõida. Ja. Sa tead, ja? Kui sa sisse ajad, siis on oht, et välja ei saa enne, kui see mingi vaata meele hea on. No samas mul on midagi kaasas ka, ju. Jah, eks Arti tuli asja pärast siia ka, et tal on lõhn ninas olnud siin mingitel plaanidel juba natuke varem siis, kui osadel meil siin. Ja tegelikult oligi vaja, ma ei tea, kus kaugelt maalt need popitreffid tulevad. No täna tuleb ikka kõik Hiinast. Hiinast või? Ikka, jah. Oota, kui õigel ajal see ära tellitud või nüüd see maakera möllab siin jälle ju, need poliitikud ja tariifid ja kõik. No õnneks see oht läks praegu mööda, aga seda ei tea, kas see tuleb tagasi või mitte. Või ühesõnaga, oht on õhus jälle järgmine aasta. Okei, see aasta on nagu safe nüüd või? See aasta peaks olema safe, jah. Kui siis nüüd aasta lõpus tuleb mingisugune info, me räägime siis sellest anti-dumping taxist, mida siis rehvidele tahetakse panna, Hiina rehvidele. Ja see muudab maailma. Aga see tähendab seda, et kõik rehvid olevad kalliks?
kõik sõiduautorehvid, kaubikurehvid, võistlusrehvid, mis toodetakse Hiinas. Kasutage võimalusi, ostke selle aasta lõpus ja suvel kõik ära või? Noh jah, samas ei taha ju paanikat külvata. No, ei, paanikat ei ole. Praegu rahulik, praegu ei toimunud midagi. Kasutage vampiire ja sooduskoodi, mingi ostke juba. Suverehvi tasub juba osta. No driftirehviga on ka tegelikult driftimehed ju, kes ikkagi näevad siis natuke ette, on ju, siin detsembrikuus juba on see viimane hetk, kui tellida või? Jah, pigem on, et see esimene sats tuleb ikkagi detsembris ära tellida, siis me saame ikka õigel ajal asja kätte. Saab kätte ja vähe soodsam ka äkki siis või? Soodsam on ka, jah. Ja tegelikult praegu veel sõitjad, kes nagu mõtlevad, et ikkagi võiks tellida, siis kuni veebruari lõpuni saab veel niisuguse mõistlikuma hinnaga. Siis läheb see hind ikkagi sinna, kus ta hooajal on. Karel oli ka mõistlik vana, ta ikkagi siin mõtles ja kalkuleeris ka, aga ei tahtnud seda otsust teha, aga sai siis ikkagi see otsus vastu võetud, et nii palju sõidame, et palju neid rehve mulle siin nüüd bronnitud või mis see tellimus oli mulle, mis me kokku leppisime. Seda kogust ei julge öelda. Ei julge, jah? Kui sa ise julged, siis ütle. Aga... See on 200 pluss või midagi, jah? No nii on, jah. Nii kõva mees nagu James Dean kiitis Kevin Pesuri kiirust. Which driver do you think has most improved on Drift Masters this year? Yeah, there's so many great drivers on the grid in Drift Masters, but if I could think of one and somebody that was really challenging and hard to, figure out, I would say probably Kevin Pesur, because his car is super fast, probably one of the fastest cars in the grid, and he is very passionate, very driven, very focused, very hungry. No, sisuliselt oma videos ütles, et Pesur on kõige kiirem mees Mastersi seal line-upis. Nii, millega ta sõidab siis? Mina tahan ka kõige kiiremat rehvi. No, lähme vaatame. Siin juba Arti peab ka mulle tegema siin koolitusi. Seda nime saab hääldada siis mitut moodi või? Jah, aga ma usun, et see õige nimi on ikkagi Tri-Ace. Tri-Ace? Tri-Ace on jah, jah. Ära muretse, Karel mõtleb tal igasuguseid nimesid. Ma juba tean seda, jah. Kuiv jää, Dry Ice, Tri-Ice, Äss. Peas, et seda teist nime ei ütle, vaata see, mis kunagi oli. Et päris hull jah, et nagu neid nimedega on ja tõesti maailmas siis, või tähendab palju eelmisel aastal Drift Mastersil, kes sõitsid nendega veel? Kevin Pesur, Soome poolt, siis Peltola, Jarko Ylhä, Zakorill. Nii. Oli kiire eelmine aasta. Aga eestlastest, kes sõitis sellega? Siim Oskaral, Trollu, Strelkov, Viinapuu tegi mingid sõidud, on ju. Ja mis Treadweriga see on? See on nüüd 100, see on nüüd kõige softim. See on challenge. Ei, selles mõttes, et ütleme niimoodi, et Kevin Pesur on väga hea meelega nõus andma erinevad nõu. Kuidas see rehv tööle saada, kuidas tega võimalik sõita on. Juba. Me teiega rääkisime sellel teemal. Okei. Ja ütleme, et kui sina nüüd selle asja selgeks saad, siis saad ka sina oma korda jälle nõu anda, et kui palju sa neid nippe jagad, see on see oma asi, on ju. No me peame vaatama. vaatama. Tulevikus ütleme seal, kui enam ei viitsi ise sõita ja siis ma tean, kuidas see rehv töötab. Siin on ikka mingid trikid taga, et see... Iga rehv on erinev. Ütleme niimoodi, et see on need 3-4 tootjad, kes seal suures sääres on, kõigiga saab sõita kiiresti. Mõnega peab rohkem vaeva nägema, mõnega vähem. Aga ma usun, et see on üks rehv, millega peab kõige vähem vaeva nägema. Aga nagu drift oli nendel probleemi ka 2 ringi läbimisega, et see otsara? Ei, see oligi, mida kõik kartsid, et kuna ta on kõige pehmem 100, siis teistedel on seal 140 kõige pehmem. Et kardeti seda, et see saab 2 ringiga otsa, siia jäi kõige rohkem alles peale 2 ringi. No, vaatame siis, mis tuuled puhuvad. Karel pole siukse imeloomaga juba sõita saanud ja... No täna vaata, seda rehvi ei saa katsuda, see on ikka nii külm. Külmu jälle siin. Kuule, ongi siin 200 pluss pidama siin. No ma tõin, saad maitse suhu, saad silitada ja katsuda rehviga ja sõbraks saada. Ei, no tegelikult ongi, ma ei taha neid 200 siia saada selles võttes, et jooksvalt tooma, et mul nii palju ruumi ei ole, Artil on laopinda seal on ja eks siis ta saad ise kalkuleerida ja anda teistele ka. Rehv on hea, jah. No võt, vaatame siis, kas nagu saab kõigest jagu ka või äkki tuleb palju vihma või ja kuidas ta vihmaga üldse käitub? Kusjuures ongi see, et... Tundub nagu mustri poolest on nagu päris raju vihma muster tundub. Ta on üks parimaid vihmarehvi ka. Reaalselt. On jah? Jah.
no Kevin ütles sama asja, et kui ta läheb vihmaga sõitma, siis ta ei pea üldse mõtlema selle peale, et rehvi vahetada, lihtsalt on seal mingi vedrustuse muudatused on ju ja rehv on sama. Kiirust on vaja, seda ajavad kõik driftis täna taga ja noh, ühtepidi on see kohutav, raske on sõita, teisipidi auto veermikule mõjub rajult ja kõik, et noh, selles mõttes, et jah. No see on jah, niisugune rehv, et kui slaidid sinna nii-öelda betooni äärde nii kui gaasid astud, siis jah, läheb. Süstib! Esiratase nõusi. No vaatame, kuidas see Nissan süstima hakkab siis. Kus see viimane on? Vaata, kui sul nii palju karikaid on, siis päris piinlik tunnistada, isegi jää meelde selle kuju järgi, kui see viimane oli. Kus on nüüd? Väike ja paksu põhjaga. See või? Ei ole. Ei ole, väike ja hästi kõrge põhjaga peab olema, kus seal on palju nimesid. Mis asja? Aitse. Polegi või? Tundub, et ei ole siin. Mina ei näe. Mis asja? Kas panid? Kadunud või? Kus mu karikas on? See, mõtled seda või? Ei, ma ei mõtled seda, ma mõtlen seda teist. Mida sa mõtled? Võistluste oma ikkagi, superfinaalid, 3. koht. Milline see välja nägi? See või? See on seal üleval. Semipro ei ole ju. Spotter. Pime oled või? Spotteri lähedal on. Karel, teine, 2004. Spotteri lähedal või? Ma ei öelda, et see ei olnud karikas ju. See ei olnud karikas. No võt, tünksi sain, keegi selle plastvitsaga kinni ka pannud. Ei saa. Hammasratas või see laager oli siis viimane Kareli drifti karikas 2025. Kas ja kui palju neid imelisi tolmukogujaid sellel aastal siia lisandub? Ma olen see ennustaja ja see sõnade seadja ka ikkagi siin ju. Kui me oleme siin lubanud iga aastal midagi, siis tahaks ka ju lubada, et Netsi karikas top 3 oleks ka päris hea ju. Ja noh, Eesti meistrivõistluste arvestuses mul ei olegi alla meistritiitli nagu selle top 1 karika üldsegi nagu mõtet siin kuljetadagi ja sõita, sellepärast, et tase on nii kõrgele tõstetud, et ei tea, kas isegi nii kõrgele küündib enam, vaata, vana mees peab sõitma õppima hakkama. Teised on siin aasta trenni saanud ja no äkki selle vastu leiame ka rohtu, tuleb ka palju treenida enne. Ehk siis tegelikult nali naljaks top 3 tahaks mõlemad olla. See on nagu halb see sõna seadmine, kui ma seda ütlen, mul on see pro 3 on puudu. Või see läks praegu väga halvasti. Striidi esimene on ka puudu. Striidi esimene on ka puudu, no sinna ma lähen siis, kui ma ei tea, pensionär olen juba seda jahtima, võib-olla siis see on ka lootusetu. Aga see legendide OG toetajate, jälgijatega pott on siin. Ja tegelikult me Instagramis ja Facebookis küsisime ka siin eelmise aasta lõpus ühe postituse näol, kas peaks uuesti tegema seda. Eks selles kohas on inimestel jällegi nagu, lähevad teed, lähevad lahku. Vastastikused on, ühed ütlevad, et mida ma seda raha nulin, eks natuke piinlik on, aga raha paneb rattad käima ja küsija suu pihta ei lööda. Kõik on rangelt vabatahtlik, kedagi ei sunnita ja osad inimesed tahavad aidata ja näha siis selle eest tunnustust oma nimega poti peal. Ehk idee on siis tõesti võib-olla, kui tahta väga palju sõita ja trenne ja kes teab mitu etappi, siis ikkagi lõpppäeva lõpuks kõik kaasa sõidetakse, et äkki
äkki eelarvest jääb nii palju puudu või jääb nii palju üle, seda ei tea kunagi siin algusfaasis planeerida. Siis idee on selles, teeks kapoti kampaania siis uuesti, samasugust ei teeks. Sellega nüüd ongi mitmed nüansid, millega te saate aidata ja kaasa mõelda, saate kõik kommenteerida. Ehk meil on olemas YouTube'i membership ja Patreon. Kui sa sellega juba liitud, siis sa oled automaatselt oma nime saanud kapoti peale. Ja ole nüüd tähelepanelik. YouTube on pannud nime lõppu mingisugused aeroglüfid, numbrid, asjad. Tehke oma nimed korda, kes on juba YouTube'i membership'is olemas, siis te saate selle õige formaadi nime sinna. Lollusi, roppusi, mingisugust imelikku staffi ei tee, ei pane. Siis on see, et te saate näha telgitagust ka, et te saate vastu selle eest midagi, et nimi on ja saate lisakontenti. Ma rääkisin ka laivis seda ja osad inimesed ütlesidki, et me teeme niimoodi, et Patreon ja need liitujad on ju. Aga osad inimesed tulid selle jutuga, et aga ma ei taha sinna liituda, ma tahan ühekordse teha toetuse ja nime ja äkki ma tahan sõbra nime ka osta ja vanaema ja vanaisa ja veel 5 sugulase. Ehk ma tahan 10 nime eraldi osta, siis tõesti 10 Patreoni või Membership'i kontot teha ei saa. Ehk me peame kodulehele ikkagi tegema ka variatsiooni, kuidas saab tõesti ainult siis nime koha lunastada mingisuguse summa eest, mille te saate siis ise valida, mõtleme sinna miinimumsumma ka. Kõige suurem mure nüüd sellega asjaga on see, et mida teha, samasugust me ei tee. See on nagu 100% kindel. Siin on vaja mingi disain välja mõelda, aga need augud teevad selle full liveri kleepimisega keeruliseks ja need nimed tuleb ikkagi plokkidena kuidagi panna ja mingi sümbol tuleks siia moodustada. Mis see olema peaks? Ma ei taha ise teid suunata. Mul mingid ideed meeskonnaga on, aga tahaks öelda, mida teie välja pakute, mis see võiks olla. Äkki nendest nimeplokkidest, erinevatest värvidest, asjadest võiks midagi välja kujuneda, midagi ägedat, millega iga üks saaks seostada. Nii et mõtteainet on, pange like, subscribe ära juba ja vaatame, mida te kõik välja genereerinud olete ja juba 6 aja pärast äkki saame siis selle kampaania nii-öelda avalikuks kuulutada.